mis aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Hallik. Ja Silja, kes ja mis meil täna aias on? Täna on saates Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudist haridustehnoloogia lektorid Kaire Kollom ja Elina Heinmäe. Ja saatekülaliste meelisteemaks on lapsed ja tehnoloogia ning kuidas see alushariduse teenistusse panna. Tänane teemadering keerleb ümber digipädevuse valdkonna lasteaias. Saame selguse, milline digipädevus võiks olla lapsel, kui ta lasteaia on lõpetanud ning millist digipädevust vajab lasteaednik tänapäeval. Tere tulemast saatesse! Tere! Tere! Ja tere ka minu poolt. Ning alustame siis meile traditsiooniliselt ja esimene küsimus teile saatekülalised on selline, et milline on olnud teie teekond alushariduse valdkonda ja kuidas jõudsite digipädevuseni? Ma valin sinu, Kaire, ja alustame sinust. Kuidas ma jõudsin? Jõudsin läbi juhuse. Minu esimene haridus on üldse õigusteadus, mis tähendab seda, et ma tegelikult tegelesin hoopis muu valdkonnaga, siis sain oma lapsed, olin päris pikalt kodus oma lastega ja siis koduse emana kogu aeg, kuidas seda nüüd viisakalt öelda, kogu aeg lihtsalt olin seal lasteaias. Toppisin oma nina igale poole, mulle meeldis olla rühmas, ma vaatasin, kui lapsed olid kurvad, siis ma tegelesin nendega. Siis ühel päeval tuli õppealajuhataja mu juurde ja ütles, et aga tule meile tööle. Ja kui ma algul siis mõtlesin, et ma ajutiselt olen õpetaja abi, sest seda kohta pakuti, siis 2 päeva enne tööle minekut öeldi, et me paneme su rühma õpetajaks. Ja siis ma sain õpetajaks, see oli terve igavik juba veerand sajandit tagasi, sain õpetajaks ja läksin ka kohe siis õppima. Nii et nii ma alusharidusse jõudsin. Ja kui ma selle digiteema sinna juurde toon, siis digiteemadega ma hakkasin tegelema 2007. Nii et pakkusin Tallinna pedagoogilises seminaris, siis ma olin külalisõppejõud ja pakkusin neile aine arvutilasteaias, mis siis nägi sel hetkel just eelkõige sellised teemad, et kuidas õpetaja saaks oma töös kasutada. Ja sel hetkel ju nutiseadmeid ei olnud, et sellised vahendid, mida laps saaks kasutada, olid üksikud mängud, mida sai lastega mängida ja olid juba siis ka interaktiivsed tahvlid lasteaedades olemas. Nii et siis sai neid kasutada. Ja sealt see teema niimoodi järjepanu hakkas siis vaikselt kasvama. Läksin hariduse juhtimist kõigepealt õppima, siis tegin teise magistri haridustehnoloogias, sest see valdkond kõnetas. Ja nüüd ongi ainult see valdkond on tegelikult selline põhileib, et sellest täiesti see koormus on niigi piisavalt suur, et tänu sellele õnneks on mul Elina kõrval ja veel õppejõud, kellega koos seda teha. Ja, et sa alustasid, see on meil see abielu, me ennast tutvustame, et selline pikaajaline ja mina siis, kust ma siis alustan, ega ma olengi tegelikult Kaire tõttu siin, et ma tegelikult olen väga IT-taustaga, et ma olen õppinud Tallinna Polütehnikumis täiesti arvutiteenindust ja ma läksingi siis Tallinna Ülikooli Informaatika Instituuti programmeerijaks õppima või siis süsteemi administraatoriks. Aga siis oma magistritöös jõudsin ma siis tänu meie hariduskantslerile Kristi Pinter-Nemvaltsile siis multimeedia ja meediaõpetuseni ja meediakasvatuseni, et nii me sellel hetkel nimetasime seda lasteaias. Ja siis pedagoogilises seminaris ma kohtusin Kairega, et sinna mu juhendaja mind suunas oma magistritööga ja natuke meie see, mida Kaire mainis, see haridustehnoloogia eriala, mis täna siis Digitehnoloogiate Instituudis on, et sellel hetkel mina olin esimene nii-öelda linnuke, et oli multimeedia õpisüsteemid, aga seal ma sain siis nii-öelda selle kuidas maitse suhu, et kuidas seda digitehnoloogiat siis ikkagi hariduse teenistusse rakendada ja need küsimused on siis ilmselt Mart Laampere Sulest, kes meid suunas, et see digi on võimas asi, aga seda tuleks kasutada niimoodi väga targasti ja sellel hetkel tunduski, et mis saab olla veel targemad kui haridus, aga et ta just sinna alusharidusse läks, et seal on ja Kristil ja Kairel suur roll. Te töötate igapäevaselt Tallinna Ülikoolis ja seal käivad ju täiskasvanud inimesed ja siis te töötate arvutitega, et mis on lastes kuidagi väga kaugel, aga kuidas te seda teooriat ja praktikat seostate ja kuidas te kursis hoiate, mida need lapsed tegelikult vajavad ja kuidas need lapsed reageerivad nendele digivärkidele?
ma ei saa öelda, et ma töötan arvutiga, et arvuti on jah, õppejõu töövahend selleks, et üliõpilastega suhelda, võib-olla seal mingeid materjale jagada, õpikeskkonnad, aga muidu mu oma tütred, noorem tütar aeg-ajalt ehitab kodus olevate Lego viiduuga ja siis ütlebki, et ta emal on parim töö, sellepärast, et ma kogu aeg mängin, nii et ma ei saa öelda nagu tegelikult seda, et ma töötan täiskasvanutega. Ja Kätlin, mu enda üliõpiline praegu, eks, et Kätlin teab, et me tegelikult magistritaseme aine ja me ikkagi väga palju mängisime, me tegime väga mängulisi asju ja need olidki sellised asjad, mida lasteaias saab reaalselt teha. Ja loomulikult on see, et lapsed, et ma katsetan ikkagi ja samamoodi Elina, et me katsetame kõik asjad lastega läbi, et kui see asi ei toimi lastega, siis ma seda üliõpilastele ei võta, nii et enne ma ei võta ühtegi asja auditooriumisse, kui ma olen selle läbi katsetanud. Ja eks see põhimõte ongi, et kuidagi see elukorraldus siin Eesti Vabariigis on selles mõttes nagu lihtne, et see nii-öelda mentaliteet, et elukestev õpe, et kui sa selle enda jaoks nagu lahti mõtestad ja ilmselt see mängulisus, et me otsime tegelikult kogu aeg seda, et oleks lõbus, ehk siis sama, et meie ei mängi, kui nalja ei saa, et see ilmselt jah, see selline lõputu mäng, et see hoiab meil ka nagu seda fookust ja ma ise olen 3 väikelapse ema, et siis seda sihtrühma on kogu aeg, aga me oleme hoidnud ennast selles mõttes alati lasteaedadega nagu kontaktis, et ma olen siis ise püüdnud alati mingit koormust lasteaeda tekitada, et olengi kas siis haridustehnoloogina, huviringi juhendajana seal, kas siis tööl, palgal või sätid need töösuhted nii, et sul on nagu alati asja sinna lasteaeda ja kui ei ole tööalased, siis lapsevanemana saad minna nii, Kaira alustas, et topin oma nina igale poole, et kuidas teil siin läheb ja äkki teid huvitab, vaadake meil siin selline põnev õppevahend, et see tegelikult on väga lihtne, et kuidagi Eestis on kõik nii kodune ja kogukonnakeskne. Liikuda siit sujuvalt tänasesse teemade ringi, milleks on siis digipädevus. Ja selleks, et me sellest sõnast saaksime paremini aru, sellest mõistest saaksime paremini aru, küsingi teie käest, et mis see digipädevus on? Et mulle tegelikult üks hästi lihtne võib-olla selline definitsioon või mõte, mis mulle meeldib, see on peaaegu 20 aasta tagune Euroopa Parlament, kui sõnastas selle digipädevuse mõiste, et see on tegelikult sinu suutlikkus saada siis tehnoloogiaga hakkama, nii et sa suudad kohaneda, et sa suudad kriitiliselt hinnata selle asjakohastust, et sa suudad lahendada erinevaid ülesandeid ja et need on seotud sinu õppimisega, sinu tööga, sinu igapäevaeluga, sinu meelelahutusega. Ehk siis, kui sa suudad selle tehnoloogiaga niimoodi toime tulla ja mõelda siis sellele, et selle sees on ju ka kindlasti digiturvalisus, kõikvõimalikud ohud, eks, et kõik need pooled, kui sa saad sellega hakkama, siis oma vajaduste raames sa oledki digipädev. Jah, ma kirjutan sellele alla, et tegelikult siin on kaks poolt, et selle võib ajada nagu väga tehniliseks, väga keeruliseks, nii et mitte keegi ei saa aru ja see tekitab nagu õudu. Ja tegelikult see on väga lihtne, kui sa vaatad seda läbi enda konteksti, mida sinul on vaja. Et kindlasti ma olen täna nõus, et see digipädevus on natuke ikkagi veel selle digitondi küljes tugevalt kinni, et neid hirme on hästi palju, neid müüte on hästi palju ja ma mäletan, kui ma alustasin lektorina, et juba Word, Excel, PowerPoint tekitas tudengites õudu ja kui me hakkasime nagu neid tahke lahti võtma, et mida sa kardad, et kas sa kardad, et see arvuti lendab nagu õhku, kui sa vale nupu peal vajutad ja siis tegelikult hakkas sealt välja nagu tulema, et ma kardan nagu teiste inimese reaktsioone või kui on varasem negatiivne kogemus, et keegi on öelnud või turtsatanud või et sa tajud seda kuidagi, et läbi teiste inimese või siis see, et sa ise tunned, et ahah, see on minu nõrk külg ja tegelikult üldse mul on nagu keeruline oma nõrkusi kuidagi aktsepteerida. Et siis Elina ju ütles seda, et inimestel on hirmud ja see digitont, mida ta siin mainis, see tõenäoliselt tulebki sellest hirmust ja sellest, et see hoiak tuleb sellest, et mu teadmised ja oskused ei ole sellisel tasemel, nagu ma ise tahaksin või ma arvan, et ma olen teistest tunduvalt halvem, ja võt siis tekibki. Nii et seda hirmu nagu hästi palju. Ja sellepärast see digipädevus selline kole sõna tihtipeale ongi. Aga jah, et kui sa mõtled nagu sellele, et tasatargu, mul on seda vaja, sellega ma saan toime, siis
kui sul tulevad teadmised, oskused, siis hoiak ka muutub äärmiselt kiiresti. et meid kuulab palju tegevõpetajaid ja noh, neil ongi vaja selgust, et mis oskused peaks siis olema lapsel lasteaia lõpuks. Ja on olemas selline hindamiskriteerium või hindamiskriteeriumid ehk et millise digipädevuse võiks siis laps lasteaias omandada. Et seal on 5 valdkonda, et võib-olla piilume siis igasse ühte neist ja võib-olla see ei olegi tõesti nii hirmus, et võib-olla me igapäevaselt juba tegeleme nende asjadega ja ühtlasi arendame ka digipädevust, aga me veel ei tea seda. Ma olen üsna 100% veendunud, et iga õpetaja, kes mingisugust digivahendit kasutab, tegelikult nii-öelda ta ei teadvusta endale seda, aga ta tegelikult tegeleb lapse digipädevusega. Ta lihtsalt ei mõtle sellele, et nii on. Aga nii kui sa võtad kas robootikavahendi, mingisuguse digimängu, ükskõik mis asja endale õppeprotsessi, siis sa juba tegeled digipädevusega. Et tegelikult need oskused ei ole midagi keerulist. Jah, nagu sa ütlesid, Silja, et 5 valdkonda, seda järjekorda mina ei oska öelda, miks sellises järjekorras nad tulevad. Ta põhineb siis kodaniku digipädevusmudelist, on see õppija digipädevusmudel välja töötatud, aga miks digiturvalisus ei ole esimene, mina tahaks, et ta oleks esimene, et see on minu isiklik selline arvamus, et see on esimene, millega peaks lastega tegelema hakkama. Et ta saabki eelkõige aru sellest, mis need ohud ja võimalused seal siis on. Jaa, et neid valdkondi selles mõttes et on seal 5 ja ma olen Kairiga nõus, et võib-olla see on natuke ka ajastumärk, et see digiturvalisus on täna kindlasti seal eespool, kui ta on mudelis, aga ma julgustan kõiki seda mudelit vaatamagi selliselt, et need on justkui nagu tükid, et sa ei pea alustama sellest esimesest. Uuringud on näidanud ka tänaseks, et lapsed kipuvadki natukene osavamad olema nende 2 esimese nii-öelda oskusega, et infootsing, suhtlemine, sest seal ongi kodud taga, ehk siis see, millised otsused on kodudes tehtud, kui palju neid juhendatakse, mida kätte antakse ja neil on see kogemus olemas enne lasteaeda tulekut. Nüüd teine ots, kus ongi see sisuloome, programmeerimine ja probleemi lahendus, kuhu alla läheb samamoodi see digiturvalisus, et sellega nagu kehvemad lood. Ehk seesama näide, et kui tal on YouTube'ist vaja mingit laulu, videot, ta leiab selle kiiresti üles, aga nüüd lähme vaatame, kas me leiame kinokavadest selle sobiva filmi, mis kell see hakkab, kus saalis palju pilet on, siis on nagu mis asja. Et just see, millest Kaire nagu alustas, et selleks, et meie enda elu oleks lihtsam, mugavam, et kuidas ma siis digitehnoloogiat kasutan, et siis nad jäävad nagu jänni, et ei ole olnud piisavat juhendamist ja see ongi nii-öelda see töö, mida meie täna ülikoolis nagu teeme, et võtamegi selle mudeli lahti, et mida see laps peab siis reaalselt nagu oskama. Et kui Elina tõi siin selle, et need uuringud ütlevad, et osad valdkonnad on nii-öelda eelisolukorras praegu hetkel, siis jah, alushariduses ma olen siis 2 korral siis 2021 ja nüüd siis sel aastal teinud siis alushariduse digivaldkonna uuringut. Loomulikult osalevad eelkõige need lasteaiad, kus see valdkond on fookuses ja arendamisel, sest küsimustik on olnud pikk ja eks see tekitab stressi õpetajates, et peab seda täitma. Aga nende tulemused ütlevad täpselt samamoodi, et kui sa küsid nende 5 valdkonna tähtsust, siis esimeses järjekorras on siis digiturvalisus, ehk siis õpetajate hinnangul on see kõige olulisem, millega peaks lasteaias tegelema, ja kui sa küsid, millega õpetajad tegelevad, ehk siis nende praktikad, siis digiturvalisus on mõlemal uuringul siis eelviimasel kohal nendest valdkondadest. Nii et jah, infootsing ja siis selline suhtlemine või koostöö digikeskkonnas, et mis siis tähendab üldjuhul robootikat, et siis lapsed robootika vahenditega teevad koostööd, et need on esimesel kohal. Ja multimeedia on siis, isegi kui ta tähtsuselt sõltub, aga üldiselt tähtsuselt ka viimane ja ta on viimane ka, millega tegeletakse. Ja võib-olla selle mõistmiseks, et just, et see et mis see siis, kuhu ma selle näpu panen, kui ma mõtlen, et digipädevus, et mida meie oma siis loengutes ja ka koolitustel oleme nagu püüdnud ka pulkadeks lahti võtta, on tegelikult seesama, et mida see laps õpib siis selle vahendi kohta, et see teine tee, mis on ka väga tänuväärne, ehk siis seesama tähtis haridustehnoloogia aru ja samamoodi robootika, et on eraldi teadusaru, kuidas disainida roboteid, kuidas ehitada, kuidas neid toota, kuidas nendega töötada, et see kõik huvitab lapsi, see teeb sellise
uurimusliku õppe väga nagu põnevaks laste jaoks, et õpetada siis erinevaid ainevaldkondi, aga seal ongi nagu see, ta ei ole nagu libe tee, aga see on see eksimise koht, et kui ma kasutan erinevaid digivahendeid, hästi palju tehnoloogiat selleks, et lastele näidata lõunamaa loomi, siis seal võib tekkida mingi hetk see küsimus, aga kuidas nende digipädevus nüüd arenes selle tegevuse käigus, et nad õppisid, vaatasid kuskilt ekraanilt, mingist toredast mängust, äpist, robotiga ehitasid krokodilli, panid selle tööle, õppisid kõike krokodillide kohta, aga kui hakkad seal eesmärkide kallal surkima tegevuste kallal, siis tekibki see küsimus, et aga mida laps õppis just selle nii-öelda digipädevuse kontekstis, et millised oskused seal siis arenesid või millised harjutati, et kipuvad teinekord jääma nad ikkagi just selle sama mina keskkonna tasemele või keelekõne, mis on ka väga tänuväärne. Et mu mõte ei ole tühistada nagu seda ära, et me ei tohi tehnoloogiat siis õppekava kontekstis kasutada, aga just, et see nutikas õpetaja näeb ära selle seal taga, et jah, ma tegin need ainevaldkonnad väga priimalt ära, aga nüüd mul on 2 konksuga küsimust, et aru saada, et kas nende digipädevused ka kuidagi nagu said mõjutatud. Et kui selle seose õpetaja nagu üles leiab, et siis on nagu väga hästi. No ja samamoodi teine pool, et on väga palju õpetajaid, kelle puhul nad kasutavad tehnoloogiat väga palju, eesmärgid on ilusasti väga kenasti sõnastatud ja kui sa vaatad tegevust, siis sa näed tegelikult, et need eesmärgid on justkui paberile jäänud, ehk siis vahend muutub, ehk siis see digivahend on justkui fookuses. Ja seda on samamoodi, ehk siis see tasakaalu leidmine, kuidas ma seda vahendit kasutan õppe-eesmärkide saavutamiseks ja kuidas ma samal ajal siis hindan, et digipädevuse erinevad valdkonnad oleks siis lapsel puhul toetatud. Nii et see tasakaal ka. Ja kui seda digipädevusmudelit vaadata, siis seda õpi oma, mis igale huvilisele digipädevus.ee kodulehel kättesaadav on, et siis laste puhul, just selle eelkoolialiste laste puhul, kui vaadata, siis nii mõnigi on öelnud, et siin on päris palju kordusi ja see põhikordus, mida me oleme sinna sisse kirjutanud, et kuna meil oli enda lau selle alushariduse poole väljatöötamisel ka osaleda, et siis me kirjutasimegi teadlikult seda laste julgust rääkida, laste julgust küsida abi, anda probleemidest teada, et seda me kirjutasime sinna päris palju ikkagi sisse, nii et sellist kattuvusi on suht palju, et vahet ei ole, et kui sa vaatad, tihtipeale võib tekkida ka selline mulje, et ma tegelen digiturvalisusega, aga siis, kui ma tegelen parajasti näiteks ongi infootsinguga, siis ma enam sellele turvalisusele ei mõtle. Ja siis ma justkui ei räägi sellest, et sellepärast me seda sinna nii-öelda duubeldasime ka ikkagi päris palju. Jah, et nad on justkui seal kirjas nagu 5 eraldi blokina, aga tegelikult kui sa nagu süvened, jah, et sa ei saa nagu klappe panna, et ma praegu tegelen infootsinguga, digiturvalisuse peale me ei mõtle, et sa ei saa nagu neid üksteisest nagu lahku tõsta, et sa paratamatult käsitled neid teemasid ja meil on tudengitel olnud ka niisugused toredad aha-efekt, et kui nad neid analüüsivad, loovad neid õppematerjale või mänge, et siis kui nad märkavad seda seost seal taga, et need on ju seotud, et kui ma seda, okei, nüüd ma sain aru, et see on nagu meile ka alati olnud selline tore avastamine, et näe, lamp läks põlema, väga hea. Aga võib-olla mainikski need valdkonnad ära, et me oleme siin praegu rääkinud digiturvalisusest ja infootsingust, aga nimetame näiteks ära kõik need 5 valdkonda, et siis on õpetajatel ka parem aru saada, mis on need, mis niimoodi käsikäes üksteisega kokku hästi klapivad. No isast Elina tegelikult jutu sees nad mainis, et jah, esimene valdkond on info otsing ja andmekirja selline oskus, siis järgmisena tuleb suhtlemine digikeskkonnas ja seal on tõesti siis hästi oluline see, et ei ole see, et lapsed on Skype'is või kuskil vahenditega, vaid eelkõige just tehnoloogia toel suhtlemine ja kuidas nad seal siis koostööd teevad. Kolmandana on siis digisisu loomine, siis on digiturvalisus ja viimasena probleemilahendusoskus. Ja tegelikult, mida me oleme teinud, et samamoodi, et kui need 5 valdkonda ja tegelikult, et õpetaja oma majas näiteks vaatabki selles kontekstis, mis on täna meie majas prioriteet, näiteks, et kui seatakse õppeaasta eesmärke või tehakse arengukava, et seda oleks hea nagu kogu kollektiiviga vaadata, et mis on meie majas täna nendes 5 osa oskuses võib-olla prioriteet ja millega ma tegelen, sest et sa nagu õpetaja peab ka nii-öelda need mini-eesmärgid panema, et ma tean, et see aasta me tegeleme näiteks autoriõigusega ja tegelikult kui sa võtad autoriõiguse, sa kõigi nende 5 asjaga tegeled. Probleemi lahendus, infootsing,
digisisu loomine, programmeerimine, et noh, täpselt ongi, sa teed neid valikuid selle järgi, kuidas on sinu enda digipädevused. Et mul on üks kolleeg, kes ta valibki alati sellised, kus ta ütleb, et need on mul siin punases, et me oleme teinud ka enda tudengitele sellise valgusfoori põhimõttel hindamise, et me olemegi sellesama õpetajate ja laste digipädevusmudeli neile ette andnud ja ta peab seal mudelis siis välja valima need, kus ta ise tunneb, et nendega on enam-vähem okei, ma tegelen, see on roheline, kollased on need, kus ta ütleb, et noh, see on nii ja naa, ma nagu tegelen, aga ma ei tunne ennast kindlalt ja punased on need, et millega ta ei tegele, sest et tal ei ole julgust pealehakkamist, aega või et see on tuleviku teema. Ja vaat nendest lähtuvalt, ja mul on üks kolleeg, kes kohe nagu süstemaatiliselt võtab neid punaseid ja sest et see ja punased, mis on tema jaoks punased või ta näeb, et lastel on selle teemaga nagu kuidagi kehvasti või on need arvamused, hoiakud seal kaldu. Et me oleme nii-öelda ka jälle hästi mänguliselt selle teinud, et nendele digipädevustele otsa vaadata. Aga võib-olla teemegi ühe mängu, et kus need kõik 5 näiteks lasteaias ühes tegevuses on? Ma arvan, neid näiteid saab päris palju tuua. No kõige mulle näiteks väga meeldib, kuna sisuloomest meil siin on juttu, et, et see on tihtipeale viimasel kohal, et siis ma toon kohe näiteks seesama animatsiooni loomine. Kui sa lastega teed animatsiooni ja õpetaja, ma usun, tänapäeval projektõppe valguses eriti ei ole see, et täna teen ja täna saan valmis, et animatsiooni loomine võtab natuke aega. Kui sa lastega animatsiooni teed, sa katad kõik õppekasvatustegevuse valdkonnad ära, sa katad kõik üldoskused ära ja digipädevusmudel on seal ka väga kenasti sisse peidetud. Et see on üks näide, aga neid näiteid tegelikult on päris palju, et kuidas õpetaja saab kogu digipädevusmudeli katta, olgu selleks GPS kunst, QR-koodiga mingisugused mängud või fotojahid tehtud. Animatsioon on väga vahva, ise mulle meeldib ka lastega animatsiooni teha ja iga kord tehes õpin ise ka midagi uut ja see on tõesti hea võimalus erinevaid valdkondi lõimida, aga kui nüüd mõelda digipädevuse peale, et võtame selle hindamiskriteeriumide aluseks, et kui nüüd hakata looma animatsiooni ja tahaks seda info- ja andmekirjaoskuse alamvaldkonda justkui siis arendada lastes, et näiteks mis on need tegevused, mida annaks teha? Jälle sellised hästi lihtsad näited, et juba 2-3-seid saad kaasata just sinna animatsiooni ettevalmistamise etappi, et ega animatsioon on ka selline, et seda on vaja ette valmistada, et kui sa õpetajana mõtled, et mitte jälle, et mina üksi higistasin tegelastega ja võttepaikadega, et ma kaasan sellesse protsessi lapsed, et infootsingus ma saangi just kasutada näiteks seda sama, et meil on vaja hakata siis lugu mõtlema, et selleks, et me saaks animatsiooni teha, meil on vaja mingit lugu, mis toimub, kus toimub, kellega toimub, ja mismoodi toimub ja mida meil siis selleks vaja on. Aga et selleks saab väga edukalt siis kasutada täiesti tavalist interneti otsingut ja tegelikult juba see 2-3 oskab etteütlemise järgi kirjutada sinna kas siis puututundliku ekraani peale või klaviatuuri peale mingeid otsisõnu, suuremad lapsed saavad ette öelda, et see on niisugune hästi lihtne, ei nõua väga palju ettevalmistust, saab rühmaarvutit kasutada, et midagi otsida. Mulle meeldib siin see punkt, et laps mõistab, et ekraanimeedias kajastu ei pruugi olla tõsielu. Jaa, nad saavad animatsiooni luues väga hästi aru sellest ka, mida see tähendab, et ma ise tegin. Et ma eile tegin just ühe väikse 6-aastase poisiga ühe animatsiooni, kuidas tema läks siis läbi seina, eks. Et tema jaoks oli see väga põnev mõte, et sa võid ennast panna lendama, sa võid ennast lihtsalt liikuda nii, nagu sa päris elus ei saa ja see arusaam sellest, mida meedia meiega tegelikult teha saab, et see on tõesti siis väga, väga lihtsalt animatsiooni sisse peidetud. Et laps salvestab nutiseadmisse digisisu, et võib-olla see on ka oluline punkt, et alati ei pea olema õpetaja see, kes seda on-offi või record nuppu vajutab, et laste jaoks on see seda põnevam, kui ta saab ise seda teha. Absoluutselt, et minu meelest pigem ongi see, et õpetaja peaks tegelikult looma need tingimused, ta paneb, kui lastele õpetada vahendid selgeks, kui rääkida, kuidas turvaliselt neid kasutada, siis lapsed oskavad väga hästi kontrollida seda, et kuidas see seade peab olema. Kasutavad statiivi, nemad on need, kes ütlevad, et ole hea ja jälgi, et sa ei jookse siia statiivi juurde ja nad väga hästi saavad aru sellest, mida tähendab operaatoriks olemine, mida tähendab animaator, mida tähendab režissöör ja mina võingi olla operaator, mina olen see, kes salvestab, mina pildistan, mina olen see, kes tegelasi praegu hetkel liigutab, mina olen see, kes korraldab ja sealt tuleb kohe automaatselt see
koostöö ja suhtlemine, eks, et mis on järgmine punkt, nii et kõik need punktid tulevad selle käigus automaatselt sinna kaasa. Jah, et järgmine punkt on siis suhtlus ja koostöö digikeskkonnas. Lisaks see, et nad omavahel siis koostööd teevad, et mida siit võiks veel välja tuua, et kuidas seal animatsioonis veel saaks? Mida mina olen nagu märganud, et mis see väljakutse lastel on, et ongi, et see ühine vastutus, et see meie ühine, et mida nad teinekord võib-olla tahavad, see pigem tekib siis, kui neil on kogemus olemas, igaüks tahab oma animatsiooni teha, aga me teeme praegu rühma animatsiooni, minu viimane kogemus oligi, et me hakkasime siis septembris tegema, et jõuludeks saada valmis siis lasteaia jõulutervituskaart ja minu siis selline õpetaja eesmärk oligi see, et kuhu lapsed võiks siis jõuda, ehk see küsimus, et mis digipädevus peaks lapsel siis selle projekti lõpus olema, oligi väga ambitsioonikas, et nad ise teevad lõpuks, et lihtsalt nad küsivad minu käest, et kas me võime täna võtta tahvlid, statiivid, mul on lugu, mul on tegelased, õpetajaks ma võin nüüd filmima hakata. Ja jah, tõesti, jaanuaris me jõudsime sinna, muidugi mitte kogu rühm, kui sul on seal 2-7, et 2-aastasel on nagu teised eesmärgid, aga tõesti, et mul oli seal punt nii 7- kui 6-aastaseid poisse tüdrukuid, kes jaanuariks tegidki ise, nad lihtsalt vajasid natuke montaažiga abi. Aga jah, et me teeme nüüd näiteks koos, see on ühine tegemine, ühiste tegelaste liigutamine, järjekorra sättimine, mõne jaoks ongi väga praktiline kogemus, mida tähendab järjekorras ootamine. Ja ta ei saanudki seda enne nagu aru või kogeda, vot selle animatsiooni tegemise käigus ma sain aru, et või mida tähendab liigutan natuke. Selle suhtlemise ja koostöö all on veel siin ka viisakas käitumine digikeskkonnas. Et väga tore on, et just see mudel sisaldab ka neid käitumisnorme või ka väärtuskasvatust. Et see ei ole ainult, et kuidas ma nüüd liigutan või teen, vaid tegelikult sinna kõrvale ka, kuidas ma käitun ise samal ajal, kui ma koostööd teen. Et see on väga põnev mudel, mida lugeda, aga kui me liigume siit edasi, siis me jõuame siin digisisu loomise juurde. Et kui me hakkame rääkima autoriõigusest ja jagamisest, et osad lapsed, nad tahavad kohe jagada, nad on oma 5 pilti ära teinud, ma tahaks kohe jagada, kas sa paned emmele liisi, siis me ütleme, ei, kohe me ei jaga, et me vaatame materjali koos üle, et tegelikult need jagamise ja et viisakas käitumine ei ole ainult see, et kas ma ütlen kellegile halvasti või mitte, et ütleme lasteaialapsed üldiselt sotsiaalmeediat väga vähe kasutavad selles mõttes, et neil ei ole veel sellist äppide mahtu, mis puudutaks nüüd konkreetselt sotsiaalmeediakontosi, aga kõik muu, mis sinna käib, et kuhu me üles laeme, kus see on nähtav, kas tema seda pärast ka näeb või näeb seda ainult emme-liisis või näidatakse kodus ka, et selle kõige tutvustamine ja et me peame ju luba küsima, et kas kõik on nõus, sest et võib-olla see animatsioon oli meil selliselt, kus tegelaseks olid teised rühmalapsed ja meil on see tegelikult 2 last, keda me võime filmida, aga need vanemad ei soovi, et see läheb kogu rühmale vaatamiseks, et need on ka nagu need teemad, mida saab juba lastega arutada, et kas sa tahad olla oma näoga kaamera ees ja osad lapsed ütlevad, et ei, ma olen hea meelega, annan hääle, aga ärge mind pildistage. Nii et autoriõigused tulevad ka kenasti sinna sisse siis, et ehk just seesama, et iga laps on ju autor, kuidas ta loob, et kui ta on sinna panustanud ja tal on siis ka ju omad õigused selles osas, et kuidas seda jagada, kellega jagada, millal jagada. Ja just, et kui tegelaste meisterdamine on, ükskõik on nad paberist, plastiliinist, siis neid mänge saab ka mängida, et nad teevad valmis, neil jääb pooleli, järgmine kord tulevad, ajad sassi ja annadki Martinile Anne töö, Annele Jüri töö ja teed näo, et aga on ju. Ja tegelikult, et mis tunne sul tuleb, kui et see ei ole minu töö või et oot, et see ei ole minu kritseldus. Et see ongi see esimene kogemus, aga mida tunnevad autorid, kui ma käin hooletult nimega ringi ja keegi saab nii-öelda selle rõõmu nagu endale, et oi kui ilus pilt, eks see pole sinu oma. Et neid mänge tegelikult on väga lihtne teha, et teinekord sul ei ole seda tehnoloogiat vajagi sinna rühmaruumi, et autoriõigustest rääkida. Jah, ja siis tekib lastel see arusaam, et see on levinud ka täiskasvanud hulgas, et kõik, mis on internetis, see on ju vabalt kasutatav. Kõik, mis on internetis, on kellegi loodud. Tal on samamoodi autoriõigused, et ehk siis see lastele öeldagi, et kui sa ka pilte kasutad, et siis sa pead mõtlema, et kelle pilt, kuidas sa viitad. Et jah, et kui siin Elina ütles, et piltidest rääkida ja lastega jagada, et siis tekib see lastel arusaam sellest, et ükskõik kust ma leian mingisuguse pildi või materjali, olgu see internetist, olgu see raamatust, kus tahes, see on kellegi poolt loodud, sellele kuuluvad kellelgi õigused
ja üsna levinud on see, et arvatakse, et kui on internetis, siis on kõigile kasutamiseks. Aga ei, et lastega ka samamoodi rääkida, et kui sa tahad kasutada, sul peab selleks olema luba, sa pead selleks küsima luba, loomulikult ma ei kirjuta raamatu autorile, et kas ma võin seda teha, eks, aga et mõeldagi sellele, et pigem on see, et laps on ise see sisulooja, ma ise joonistan, aga mulle siis ka kuuluvad need õigused. aga mida on õpetajad kasutanud, et kui ongi animatsiooni tegemine ja sinna on vaja tunnuslaulu, et meil on Eestis nagu see tänuväärne, et meil on muusikaõpetajad, et sa saad kiiresti teha koostööd, öelda, et vot, et me teeme animatsiooni, tuleb jõuluanimatsioon, et kas ma tulen ise, salvestan või paneb muusikaõpetaja salvestama, et meil ei teki nagu seda autoriõiguse probleemi, lapsed ise laulavad animatsioonile peale. Aga mul on olnud 2 kolleegi, kes on öelnud, et nad on kirjutanud koos rühmaga, kas oli Karl-Evik Taukar ja Liis Lemsalu või? Nimedega võin eksida, et ongi kirjutanud siis koos lastega rühmas, et tere, meie oleme siin Päikesekäbi rühm ja tahame sinu laulu kasutada oma animatsioonis ja ma arvan, et ükski Eesti muusik ei ole selle vastu, et üks rühm tahab tunnuslaulu kasutada, et alati võib autori käest luba küsida, et see on ka lastele nagu tutvustamine, et kes on autor. Ja iseenesest on see ju ka selline infootsing, kuidas ma selle inimesega ühendust saan, kuidas ma talle kirjutan, mida tähendab internetis kirjutamine või mida tähendab päris kirja saatmine, eks, ja kui ma selle vastuse saan, et siis leppida ka sellega toime tulla, eks, et noh, nii et selles mõttes on see väga hea selline, et küsida tasub alati, loomulikult. Aga kui nüüd lapsed on selle animatsiooni autorid, kuidas oleks õige toimida, et kui nüüd see animatsioon saab valmis ja ma tahan lõputiitritesse panna siis autorid, kas peaks panema siis laste nimed või piisab sellest, et ma panen selle rühma nime, et kuidas oleks siin õige toimida õpetajal? Mina soovitaks lastega selles kokku leppida, et mina isiklikult olin seda meelt, et iga lapse nimi, kui vanemad olid ka sellega nõus, sest see eeldab ka vanemate nõusolekut ja teinekord võis see olla eesnimi pluss lapse vanus sel hetkel, aga lastele meeldis vaadata oma nime seal ja lastega ikkagi kokku leppida. Et päris tore on näha ju, kui sa paned terve 20 või lihtsalt kirjutadki seal rabarüblikud, eks, ja tegelikult animatsiooniprotsessis osales võib-olla ainult 10 last, siis ei saa ju öelda, et need kõik 24 on. Nii et mina küll soovitan nimesid panna, aga jah, et vanematega kokku leppida ja vaadatagi, et see on hea mälestus, et ma tegin, minu nimi on siin, et me kõik tahame näha oma nimese. Ja meil oli Kairega just täna nagu vestlus ka selle teemal, et see andmekaitse, see tuleb ka tegelikult ilusti sisse ja teinekord me kipume täiskasvanutena ka võib-olla sinna seadusesse selles mõttes kinni jääma, et need on delikaatsed isikuandmed või need on isikuandmed ja me unustame tegelikult selle inimese seal taga ära, et see info on tegelikult oluline ja tegelikult seesama küsimus, et kus me seda pärast kasutame, kas me ainult oma rühmas pärast vaatame, me ei näita vanematele, sest et tegelikult lapsed on väga kriitilised, kui sa hakkad nendega arutama, kes näeb ja ta ütleb, et ma ei taha ja see põhjus ei ole mitte üldse see, mida me pruugime arvata, et ta ütleb, et ma ei taha seda jagada ei issile, emmele, mitte kellelegi, et ma tahangi, et vaatame siin oma rühmas ja et me aktsepteerime seda. Ja on ka vastupidiseid näiteid, et kus me oleme lastega teinud selliseid lühiklippe, kus ei ole montaaži vaja, et nad räägivad paaristööna ja siis üks tüdruk oli ka kuidagi, et mind ei tohi filmida, ilmselt see oligi kodune kokkulepe, aga ta oli pärast nii pettunud, sest et me vaatasimegi ainult seal rühmaruumis neid ja siis tal oli, et aga miks mind ei ole, kas sa ju ei soovinud. Siis tal alles jõudis kohale, millest ta oli siis loobunud, mida tähendab see, et mind ei tohi filmida, pruugi sellest üldse arugi saada, et igal juhul et suhelge lastega ja küsige nende käest, nad on väga, väga nutikad. Ja seal peab kindlasti eelnema siis see, et sa räägid ära, mis ohud on. Ja, et need on andmed, et kus sa oma nime saad panna ja neile väga meeldivad need mängud, et mõtleme välja nüüd endale pseudonüümid, aliased, et seal on väga palju seda keeleõpet, et need õiged sõnad, mida kasutatakse, millal ma võin vale nime kasutada, millal mitte, näitlejatel, luuletajatel on nii-öelda teised nimed, et kui sa oma loomingut välja annad, sa ei pea enda nime all filme tegema, sa võid võtta täpselt mingi teise nime endale. Et neile nad tulevad väga hästi nende teemadega kaasa. Et lastel on seadmed aina noorematel käes, mis tähendab, et kui sa ei räägi sellest, kui sa ei ütledki, et annad neile, et aga ta mängib ainult mänge, eks, aga kui sa ei räägi kõike seda, mida tegelikult see digipädevus endast sisaldab, siis sa võid tekitada just nimelt selle olukorra ja seda on hästi palju näha, et ega see laps ei adu ära. Et ma filmin teist, ma võin vabalt panna selle kuhugile sotsiaalmeediasse riputada, ma võin sellega teha mida tahes, arvatakse, et kui tuleb probleem, et ma tegelen siis, pigem juba ennetavalt rääkida sellest, et sa küsid luba, et kui ma teen pildi,
mina küsin näiteks täna ka luba, et me teeme siin stuudios pildi ja tahan sotsiaalmeediasse panna, kas ma võin, on ju, et kui te ütlete, et ei, see pilt mulle ei meeldi või ma ei taha üldse sotsiaalmeedias olla, siis see on igati aktsepteeritav vastus. Nii et selles mõttes kindlasti lastega sellel teemal rääkida ja lapsed arutlevad, küsivad, räägivad. Me tegime kevadel ühe salvestuse, see peaks olema Harno veebis, kus me rääkisime digiturvalisust ja kus rääkisid ka lapsed digiturvalisust, et kellel aega ja tahtmist, et siis Harno YouTube'i veebist võib selle üles otsida, et päris mõnus kuulamine, kuidas lapsed arutlevad sellel teemal, mis asi on digiturvalisus. aga kuidas see animatsiooni nüüd näitena või mänguna saaks nagu kaetud? Et kui võtta näiteks sama, et jätkata autoriõigust, et mida nad näiteks seesama, et kui on ideede genereerimine, mida nad kohe teha tahavad, nad tahavad teha neid enda meedialemmikuid, nad tahavad hakata käpapatrulli tegema, nad tahavad hakata kohe parodeerima, mis on ka tegelikult vajalik etapp loomeinimesel. Et enne kui sa saad ise looma hakata, sa pead ikkagi teatud mustreid jälgima ja võib-olla see käekiri sünnibki kellegi teist parodeerides, aga jah, et mille poolest me siis nagu erineme, et ongi, et mis see lugu on, mida me teeme, et kui jõuda nagu autoriõiguseni samamoodi, et kus me jagame, kellele me jagame ja kui on selline ühisautorlus või kaasautorlus, et kuidas see asi on sündinud, kelle käest me luba küsime, kas me kutsume näiteks teise rühma siis kinno, et kuidas me nii-öelda seda protsessi nii-öelda siis, et kui me avalikustame oma selle materjali, et kellele me avalikustame, kuidas me avalikustame, et seda saab sinna ka väga ilusti sisse põimida. Ja samamoodi näiteks kas või see, et teengi Eesti rahva ennemuistjate juttude ainetel, siis ma pean selle sinna viitama kenasti, et ta ongi tiitrites näha, mille põhjal ma selle loo tegin. Et see ei ole see, et ütlen, et nüüd võt see sama rabarüblikute rühm tegi ja meie laste looming, aga tegelikult taustal on sul mõni muinasjutt, luuletus, mis tahes, et mida sa oled siis kasutanud selleks, et see kindlasti on ka oluline seal välja siis tuua ja lastele seda öelda. Kasutasin, järelikult annan teada sellest kõigile. Ja võib-olla see sama probleemi lahendus, et animatsiooni puhul ongi, et ma ise õpetajana ei võta seda otsustust nagu enda peale, vaid ongi, et ma kaasan lapsed sellesse protsessi, sellesse probleemi lahendus, et meil sõbrad, meil on probleem. Pool rühma tahab kohe jagada, teha kino, pool rühma ei taha, mis teeme? Mis me teeme? Mitte, et mina ei pea olema see otsustaja, et kõik siuksed nagu natuke võib-olla ka provotseerida, et võt nii, režissöörid, näitlejad, meil siin on nüüd üks eelarve probleem, ei jõua valmis, isadepäev on vahel. Mis me teeme? Kas te olete nõus homme näiteks? Et sellist probleemi lahendust saab ka väga ilusti sisse viia või seesama, et oi, akud laadimata. Et helitehnik on jätnud töö tegemata, et need rollid, et kuidas nad need rolle võtavad, kuidas nad vastutavad, et seda päris elu konteksti sinna sisse viia jälle, et see digipädevus mudel aitab õpetajal hoida ka tegelikult seda, et issand, sellega ma pole üldse tegelenud, et teinekord on, et kui tudengid analüüsivad, siis vaatab ka, et nii hea, et pidin jälle analüüsima, et ma sellega pole üldse nagu tegelenud, et ma ise läksin ka nii põlema selle sisu loome peale ja unustasin tegelikult ära, et ma võiks rohkem seda vastutust nagu lastele anda ja et ma ise lasen lahti sellest, et see on ju laste töö, mitte minu, et kui seal on vead sees, statiiv kukub pikali, kellegi käsi jääb peale, et see ei ole see stress, et sa pead tegema nagu ideaalse variandi. Ja sealjuures on see küsimine ka ju, et eks siis ongi see, et nad arutlevad, nad leiavad need lahendused, nad kutsuvad vajadusel abi ja lapsed, nad on iseseisvad, nad saavad väga hästi hakkama, aga kindlasti, et see täiskasvanu siis vajadusel oleks olemas ja mitte sellega, et tõesti läks statiiv ümber, läks aparaat katki, juhtub ka seda, et siis tasubki mõelda, et mis on need seadmed, mida lastele lubatakse ja iga asi mingil hetkel võib puruneda, et see on täiesti loomulik nähtus, et see ei ole häbiasi ja mis ma siis teen nende seadmetega. Et see vana tehnoloogia, see eluring, et me seda toome alati nagu sisse, et mis saab sellest tehnikast, et seal ja tegelikult see kuskil sai mainitud, et see mängulisus, et oi, kui neile meeldib seda tehnikat lammutada, et me oleme teinud selliseid, kui on nii-öelda need digikoristuspäevad, et ei ole ainult nagu digitaalne prügi, vaid on see vana tehnoloogia ja läbi selle kas animatsiooni või selliste õppemängude, et me olemegi vanematel palunud, tooge kõik sellised vanad arvutid meile lasteaeda, kruvikeerajad, kas võtta kodust või on mõni sellised häid majandusjuhatajad on ka, kes ostavad kruvikeerajaid lasteaeda ja kruvite lahti ja tavaliselt on tüdrukud need kõige agaramad, kes tahavad näha, kus seal kulda on.
seal selle arvuti sees, sest seal on kulda. Et see on ka selline hästi põnev projekt, et sa ei pea ehitama oma nii-öelda seda õppetegevust, et laste digipädevust arendada animatsiooni peale, sa võid arvuti lammutamise peale, mis lammutamine on väga kerge, iga naine saab sellega hakkama. Ja sujuvalt sai ka 5. valdkond probleemi lahendus juba käsitletud, et see siis ilmestab seda, et need valdkonnad on hästi omavahel seotud ja põimitud. Aga nüüd mul oleks selline küsimus, et kui me oleme selle õpi- ja digipädevusmudeli läbi käinud, õpetajana kõik need toredad asjad ära teinud, kas mina õpetajana olen nüüd digipädev? Oo jaa, et kui sa tegelikult vaatad õpetaja digipädevusmudelit, see on seal samas siis sellel digipädevus.ee leheküljel, leiad ta sealt kenasti üles, seal on erinevaid soovitusi, instrumente, kuidas enda digipädevust hinnata, millele tähelepanu pöörata ja põhimõtteliselt jah, et kui sa oled jõudnud juba nii kaugele, et sa suudad viia digitehnoloogia õpi- ja digipädevuse toetamiseks, siis sa kindlasti oled digipädev. Ehk siis sa tegelikult see on tihtipeale see, et kui vaadata õpetaja digipädevusmudelit, selle esimene valdkond on kutsealane areng, ehk siis ma tegelen iseendaga ja see on igati asjakohane, sest kõigepealt ma peangi ise saama selgeks, enne ma ei saa teda ju klassiruumi või rühmaruumi viia, et siis kui sa seda vaatad, seda nii-öelda oma kutsealast arengut, siis sealt edasi ta läheb järjest siis see, et ma tegelengi, kuidas ta siis toimiks nii-öelda selle õppeprotsessi kavandamisel, kuidas ta oleks õppematerjalide loomisel, õpetamisel, hindamisel, et ehk siis õppijate võimestamine ja digipädevuse toetamine on siis need viimased valdkonnad, ehk siis sa tegelikult, kui ma juba olen ta viinud sinna 6. valdkonna ehk õpi- ja digipädevuse toetamise juurde, siis selleks peavad sul teatud tasemel eelnevalt olema. Ja kui sa nii kaugele jõuad, siis sa oled juba täiesti igati digipädev õpetaja. Nii kui sa toetad laste digipädevust, siis sa tegelikult oled täiesti piisavalt digipädev ise. Ja ma julgustangi seda sama valgusfoori süsteemi näiteks kasutama, et kuna neid lahtreid on väga palju, milles sa võiksid digipädev olla, et teegi endale mingi süsteem, on see sul kleepsud, on need mingid värvid, need ei pea olema valgusfoorid, et kui sul meeldib roosa, kollane, ma ei tea, sinine, et sa tead, et näiteks roosad on need sinu kirsid, millega sa väga, et sa tegeled nendega, sa tunned nendes hästi ja sa kipud ka neid koolitusi võtma kogu aeg. Et see on ka üks märk, kus aru saada, et sa lähed kogu aeg nendele samadele koolitustele, mida sa tegelikult juba oskad, sest see on hea turvaline. Ja mingi teine värv on see, kus sa näed, et need on need asjad, kus ma peaks minema, millega ma peaks tegelema, aga mul on näiteks mentorit vaja. Et vaata nendele oskustele ka nii otsa, et need ei pea sul kõik olema seal kas rohelised või roosad, vaid võtagi, et see õppeaasta ma tegelen nende kahega, et see on minu fookus. Ja need kaks peaks jõudma ka mingil kujul nüüd lasteni, et näiteks kui ma näengi, et Google Drive, peaksin seal saama nagu pädevamaks, siis kas ma saan seda Drive'i ka kuidagi pärast nagu lastega kasutada kavalalt, näidata neile mingeid nippe asju, et seal on nii-öelda neid teisendamisvõimalusi, aga jah, et sa pead ise kõigepealt nagu endale mingid sellised põhiasjad selgeks tegema. Kes aias, mis aias? Et hakkasime rääkima lapse digipädevusest ja võtsime kohe sellise animatsiooni, mis eeldab juba ka õpetajalt hästi palju erinevaid digiteadmisi nii-öelda. Kas lapse digipädevust saab ka ilma nutiseadmeteta kuidagi toetada? Jaa, saab küll, aga enne kui me selle juurde läheme, ma lihtsalt pean seda ütlema, et ma ei ole päris nõus, et animatsiooni loomine on väga keeruline protsess. Miks ma seda väidan? Ma käin päris palju lasteaedades, siis õpetajaid kutsutakse koolitama ja tihti see on selline minu jaoks natuke huumoriga, aga kui ma küsin lasteaialt, et ma tulen 1,5 tunniks, et mis teie eesmärk on, et mida ma peaks siis, kuidas valmistuma, siis vastus on, et meie õpetajad oleksid digipädevamad. Ja siis ma mõtlen, et 1,5 tundi ma pean neile andma maailma ja tavaliselt ma lähen kohvriga. Ehk siis ma võtan kohvris kaasa kõik võimalikku erinevaid vahendeid ja alati on seal sees statiivid ja mõned kõige tavalisemad, Playmobiili, Lego mänguasjad. Ükskõik mis mänguasjad, võtan nad kaasa. Ja üks selline väga hea näide sellest, kui lihtne on animatsiooni tegemine. Läksin lasteaeda, kus olid siis õpetajad väga erinevas vanuses, alates siis sellised, ütleme gümnaasiumipingist ja kindlasti 60+ õpetajad.
ja need 60+2 õpetajannad tulid mu juurde ja ütlesid, kindlasti ei ole meil mitte midagi siin teha ja me kindlasti ei leia siit. Ja siis ma ütlesin neile, ma ei lähe ärnema ära, kui te siit midagi leiate. Ja ma rääkisin erinevatest asjadest, mida on võimalik teha. Nemad tahtsid proovida animatsiooni. Nad said selle animatsioonides suurepäraselt hakkama. Nad tegid ise, nad saatsid mulle järgmine päev, kuidas nad olid oma lapselastega teinud. Nad saatsid mulle 6 aega hiljem, kuidas nad olid rühmas lastega teinud. Ja öelda, et animatsiooni tegemine on keeruline, ma ei ole päris nõus, see on vastupidi. Ja see on alati meil täienduskoolituses ka, kui me teeme animatsioone. Selle peale lähevad õpetajad silmad särama, nad saavad aru, see on nii lihtne. Ja see nõudlikkus tuleb kohe, et me läheme üldiselt selliste hästi lihtsate tasuta käepäraste vahenditega ja siis tulebki see, et oota, mitme reaga ma siin seda heli muuta saan ja kas ma selle videoga siukseid asju saan ka teha. Et kohe tekib see, et tahetakse palju peenemat, palju sügavamat nii-öelda töötlust, kui me tegelikult olime valmis, et õpetajad on tegelikult oma digipädevuste nii-öelda selle digipädevuse võib-olla hindamisel ka teinekord liiga kriitilised, et ma arvan, et mul ei ole, ma ei tee, ma ei tea ja tegelikult kui me võtame ka juppideks, siis ta juba teeb, ta juba oskab, ta juba teab, lihtsalt see võib-olla hoiak ja hinnang endale on alati negatiivsem ja selles mõttes on see hea, sest see tõus on kohe nagu märgata, et ühe koolituse 1,5 tunni lõpus või 4 tunni lõpus on valmis animatsioonid ja säravad silmad. Aga see vastus, et kas seda lapse digipädevust saab arendada ilma nutiseadmeteta digitehnoloogiata, loomulikult. Nad tulevad sinna lasteaed, isegi kui mul oleks meediavaba lasteaed, raamatud kaasa arvatud on eemaldatud, sest raamat on ka väga võimas meediavahend. Aga on võimalik küll, jah. Et võib-olla see märksõna ongi siis meediaõpetus, et seda saab teha ilma igasuguse tehnoloogiata. Ja selle all sa siis pead silmas seda, et vaadatakse mingit videot? Ei, et ütleme, meediaõpetus ongi pigem see arusaam sellest, mis see meedia on, kuidas see toimib ja isegi kui mul ei ole rühmas mitte ühtegi digivahendit, ma saan kasutada raamatut, ajakirja, aga ma ei pea, et see ongi pigem see vestlus lastega. Vestlusmängud, tegevused, kus nad saavad tegelikult siis kogeda seda. Näiteks, ehe näide võib-olla sellisest konkreetselt, kuidas arendada laste siis sellist konkreetset digioskust, seesama, et kas ta loob ise meediasisu või ta on siis selline kriitiline meediakasutaja. Üks hästi tore mäng, tervitan siinkohal Barbola lasteaed algkooli õpetajad, kes selle nii-öelda ühe näitena mulle tõid, et ongi selline ringmäng ja lapsed kõnnivad ringis, sa ei pea neil isegi päris kaamerat kätte andma, et saad kätega ka moodustada sellise ruudu või ristküliku. Ühed on fotograafid, teised on modellid. Ja nad kõnnivad seal ringi ja ühed peavad luba küsima, et tere, et mängib muusika näiteks, muusika võib siis olla ka, kas maki pealt, õpetaja laulab või lihtsalt on, et mingi märguanne ja lapsed, kui nad jäävad seisma, siis need, kes on fotograafide rollis, peavad siis modellidelt küsima, et tere, kas ma võin teid pildistada ja modell siis vastab, jah, palun või ei, ma ei soovi. Et sellised mängud ja tegevused, kus sa kasutad seda kogemust, et lapsed teavad, et saab pildistada, saab filmida ja sul ei ole vaja reaalselt tegelikult sinna rühmaruumi ei nutiseadmeid, ei peegelkaameraid. Muidugi sa võid viia selle mängu nii-öelda kõrgemale tasemele, et järgmine kord on nad ikkagi vahendid ka kätte ja nad päriselt pildistavad ja analüüsivad siis, et kui te olete rääkinud kaadrist ja kuidas, et sa ei pildista ninaauke, et sa pildistad ikkagi tervet nägu, et selle saab viia nii-öelda tehnoloogiasse, aga sa ei pea seda tegema. Eriti kui sa algust tunned, et sa oled siuke algaja meediaõpetaja, et tahad ise aru saada. Ma võin tuua näite, kuidas näiteks internetti lastele seletada. Et samamoodi sul tegelikult ei ole mitte midagi vaja peale piltida. Ma võtan näiteks, oletame ise endast terve portsu pilte, kõik on ühesugused ja siis ma seal rühmaruumis annan ühele lapsele, ma jagasin sinuga oma pilti, olgu see siis sotsiaalmeedia, kus taheseks, et andsin sulle. Ja mida lapsed tavaliselt teevad? Me jagame edasi seda sisu. Et ehk siis, kui mina nüüd annan Elinale, siis Elina annab sulle, Siljale, Kätlinile, annab selle edasi, te annate omakorda kellelegi, vaata, Kairi saatis endast sellise pildi ja niimoodi ta levib. Ja siis, kui ma ühel hetkel avastan, ma ei taha seda pilti seal kuskil, et ta internetis ringleks, Elina anna mulle tagasi. Aga ma ei tea, et Elina andis Kätlinile ja Siljale ka. Ma ei tea, kellele on Kätlin ja Silja ta veel andnud. Ja kui me rühmaruumis seda läbi mängime, need 20 last seal istuvad, alati kus tahes, et istud vaiba peal, mõni laps on selle kuhugile ära paigutanud, mõni laps on selle sul tükkideks teinud.
mida tahes need lapsed on sellega teinud ja sa ei saa seda kogust, et mul oli 20 pilti, ma ei saa neid tagasi enam. Kindlasti on kuskil mõni. See on väga harv juhus, kui sa saad tagasi. Ja täpselt nii see internet toimib. Mis sa sinna paned, sinna ta jääb. Mul tegelikult ei ole vahendit, me mängime, me arutame, kuhu need pildid rändasid, kuidas nad said, kes kuhu liikuseks ja sa ei jõua tegelikult see arusaam nagu autoriõigustest sinna juurde. See näide illustreeribki seda, et oluline selle digipädevuse arendamise juures ongi see oskus, mida laps peab õppima näiteks selles sama pildimängus. Mitte seda, et kuidas pilti üle anda, vaid see idee sellest, kui sa jagad. Lasteaedades on ka hästi palju robootikavahendeid. Et kuidas nüüd need digipädevused ja robootikavahendid omavahel seotud on? Kas on? Jaa, väga, väga hästi on. Et Eesti võib olla uhke, et on riike, kus see on elesinine unistus, mida meie siin teeme. Ja, et robootika on õpi- ja digipädevusmudelis programmeerimise ja sellise samm-sammulise juhisena olemas kenasti. Probleemilahendus oskuste all paistab sealt kenasti välja ja ka sisuloome all on seal mõned punktid, mida saab robootikaga seostada. Võib-olla jah, meil on ilus selline hea olukord selles, aga minu isikliku arvamus on see, et me võib-olla natuke pingutame robootikaga teinekord üle. Et kuni sinnamaani, et on nõuded, et iga nädal peab olema robootika, sinnani, et robootikavahendid on justkui nagu igapäeva osa, et ma olen nõus, kui nad on ka mänguvahenditena, vaba mängus lastel igapäeva osa ja siis ma kasutan neid õppe eesmärkidel, aga selline ülepingutamine, et iga asja õpetatakse läbi robootika, mulle tundub, et see on natukene nagu, mina seda ei toeta. Jaa, et iga selle tehnoloogiaga sa saad minna äärmusesse ja panna õpetajatel nii-öelda sõrmed sahtli vahel, et te peate nagu tegema, aga sealt tekibki, et kui nüüd tõesti kutsud üles kõiki sinna digipädevuslehele minema, et kui vaadatagi nii-öelda seda helikoptervaadet, et see programmeerimine on seal tegelikult ju ainult üks väike osa, see ei moodusta kogu digipädevus seda mudelit ja sama on näiteks selle meediaõpetusega, et nad on seal sees, olulisem on täpselt see, et mida laps peab oskama ja tõesti, et sa võid ju panna kõik robootikateenistusse, aga seal võibki tekkida natuke see hambaharja efekt, et see jääb ühekülgseks, ja õpetajatel võib tekkida ka nii-öelda vastupidine reaktsioon, et ma ei taha teha, kui ma tegelikult tunnengi võib-olla, et ma tahaks natuke rohkem võib-olla multimeediat proovida ja helidega mängida, et sellega ei maksa nagu äärmusesse minna. Ja teinekord muidugi on maju, kus see robootika on ainuke võimalus üldse midagi teistmoodi teha. Et siin on ka see tasakaalu leidmise koht, et milliseid oskuseid ma selle robootikaga arendan, toetan või ma kasutangi sellepärast, et need vahendid ju ometi on ostetud, et palun tehke. Et seal tasuks lapse vajaduste juurde tagasi nagu minna, et millist oskust me siin nüüd siis arendame. Jah, sest kui me siin animatsiooni tõime, robootika tõime, siis tegelikult on ju, olgu selleks fotograafia, olgu liitreaalsus, olgu GPS-kunst, QR-koodid, meil on ka mänge, mis toimivad erinevad, et see digimaailm on lihtsalt nii suur ja lai, et jah, et see animatsioon me lihtsalt tõime, et sellega annab väga hästi katta, aga tegelikult annab väga paljude asjadega kogu digipädevusmudeli kenasti ära katta. Ja minu soovitus küll õpetajatel on see, et võta rahulikult näiteks vaata, et sa oled kasutanud mingisugust tehnoloogiat mingil moel, olgu selleks kas või see, et sa näitad lihtsalt õppefilmi lastele ja siis vaata, et millised digipädevused siis lastel arenevad selle käigus, kui nad lihtsalt vaatavad, aga kuidas sa saaksid teha, et neil areneksid näiteks probleemilahendus, mingi suhtluskoostöö, mida sa sinna juurde peaksid lisama. Ehk siis justkui võta oma olemusolev tegevuse kavandamine ja vaata sellele mudelile siis selles valguses otsa. Et Eesti õpetaja on selles mõttes ka heas seisus, et sa saad tegelikult ju valida, et mida sa kasutad, kuidas sa kasutad, aga teinekord see võib olla näiline, täpselt, et kui kappi on ostetud mingi hulk vahendeid, et kuidas see koostöö sünnib, et kas see vahendite soetamine on olnud nagu selline tiimitöö, et me oleme ise projekti kirjutanud, meil on nägemus olemas, kuidas me kasutame, millal me kasutame, see kõlksub kokku meie arengukava õppekavaga, aga see võib olla ka nagu teistmoodi, et need vahendid on kuidagi tulnud täpselt, kui need aktiivsed vanemad on toonud, juhtkond on
kuskil projektist osa võtnud, et võib-olla siin on kindlasti see koht ka, et õpetajate siis sellised enda nii-öelda digioskused on suuresti mõjutatud selles, mis majas nagu juhtkonna tasandil toimub, et kuidas nagu ühiselt mõtestatakse või on see mõtestajate ring kitsam, et see ka kindlasti loob selle, et kui vaba see õpetaja on otsustama seda, mida ma kasutan, millal ma kasutan, kuidas ma kasutan. Jah, ja kui juba see juhtkonna teema siia sisse tuli, et siis minu jaoks selline süsteemi loomine või läbimõtlemine, et millised on need toetussüsteemid, mida ma õpetajale pakun. Et see, et ma hankisin hulgaliselt erinevaid vahendeid, need on nüüd olemas kuskil, ei taga seda, et õpetajad seda kasutavad, et hästi oluline on, et õpetajatel just neid samu hirmu maha võtta, et tekitada seda turvalist tunnet, mängige koos, et juhi ülesanne peakski olema luua siis õpetajatele need tingimused selleks, et nad saaksid kuskil koostöiselt ja mitte 10 vahendiga või 20-ga, vaid selle ühe vahendiga lihtsalt mängida ja saada seda sellist mängulist, nii nagu me ütlesime, et meie mängime kogu aeg, et sellist mängulist mõnusat kogemust, mida selle vahendiga teha saab, kuidas ta mängib, kuidas ta toimetab ja siis koostöiselt ka tekitada ja mõelda siis sellele, et kuidas ma seda saaksin nüüd õppeprotsessis kasutada. Mitu pead on mitu pead. Kui selle õpetajale öeldakse, et võta neid vahendid ja kasuta, siis on päris keeruline alustada nullist ja kui need hirmud veel on olemas, et siis see on päris keeruline neid ületada, aga kui nad koostöiselt mängivad, koos loovad ühist sisu, mõtlevad, arutavad ja võib-olla leiavadki mõne vahendi puhul, et see sobib, see ei sobi üldse. Ja see ongi võib-olla see koostöökoht just sellel tasandil, et see märksõna, mis Kaire ütles, et need tugistruktuurid, et lasteaiad teevad erinevaid selliseid töörühmi ja sinna digitöörühma tavaliselt ei taha keegi tulla, et ma ei ole üldse digipädev. Aga see küsimus ei ole nagu selles, et kui hästi sa oskad programmeerida või kui hästi sa oskad animatsiooni teha, vaid ongi see mõtestatus. Miks me mingeid asju teeme, näiteks seesama tehisaru, et väga nii-öelda tehisintellekt, kuum teema, aga mida üldse teha ja mida üldse tohib teha, et mis vanuses tohib ja kas me räägime tehisarust nagu õpetaja kontekstis, et ma saan mingisuguseid enda töö lihtsustamiseks, planeerimiseks teha või on päriselt asjad, mida ma saan lastega koos teha, minu enda näide, et mind ennast huvitab ja lapsi ka, et kuidas tehisaru teeb neist nagu, et millised nad näeksid täiskasvanutena välja, lastele väga meeldivad need, et kuidas see on tehtud ja täiesti koostööiselt saab teha, aga et sa ei ole õpetajana nagu üksi selle digipädevuse arendamisega, vaid et me majasiseselt ka ühiselt nagu mõtestame ja et see ei ole nagu niimoodi ülevalt alla, alt üles, vaid pigem nagu võrgustik, et siit noppeid, sealt noppeid just inimestena, et miks me mingeid asju teeme ja kas meil on seda praegu vaja ja kuhu me oma rahad suuname, et kas meil on praegu vaja kulutada 2000 eurot nende robootikavahendite peale, et meil tegelikult oleks hoopis mingeid muid vahendeid, meil oleks statiive rohkem praegu vaja kui seda 2 osabotti, aga see peab tulema nagu õpetajatelt, et see ei saa tulla kuskilt sealt, kus on need, kes ei ole reaalselt rühmas, et kui mina reaalselt rühmas lastega olen, siis mina saan selle sisendi anda, aga et see ongi see võib-olla tugistruktuuri väljamõtlemine ja võib-olla ka, et see ei ole see, et juhtkond peab selle välja mõtlema, et siin on ka, et rühmas olevad õpetajad, assistendid saavad nagu seda infot anda, et me tõesti teeks oma rühmas, aga mida me selleks nagu vajame. Et kuulates Elinat siin praegu, et õpetajate poolt tuleb sisend juhtkonnale, et mida me vajame. Aga kui nüüd on õpetajad, kes ei tea digipädevusest mitte midagi, nad ei käi ka praegu näiteks, võib-olla nad ei õpi, tasemekoolitusel ega täiendkoolitusel, et mida siis juhtkond saab nagu õpetaja digipädevuse arendamisel või toetamisel teha? No see sama, mis ma ennem ütlesin, et hästi oluline on luua need tingimused õpetajatele, et nad saavad koos õppida. Et meil ongi lasteaias mingisugused mängupäevad, me uurimegi neid vahendeid, mis on olemas, avatud õppetegevused, et see kindlasti on üks sõna, et kui seda õpetajatele öelda, siis nii mõnelgi tõusevad tõenäoliselt kõik ihukarvad püsti, sellepärast et mind tullakse ju vaatama ja kontrollima, ei vastupidi, et kutsu pigem, sa saad ise tagasisidet, sa saad jagada oma kogemust, et õpetajatel olekski selline võimalus õppida teistelt ja koos õppida. Nii et kui need sellised kohad luuakse organisatsioonis, siis tegelikult on õpetajal need võimalused kõik olemas. Aga kust juht ise saab siis nagu digipädevaks?
no juht peab ise ka nendel kohtumistel osalema, et jaa, mul on ka selliseid kogemusi, et sellise Pandora laeka tegid lahti, et mul on ka selliseid kogemusi, et kus ma lähen lasteaeda koolitama ja ma olen alati kirjutanud, et kui ma tulen majja, et siis on minu jaoks hästi oluline see, et meeskonnakoolitus tähendab meeskonnakoolitust, et see ei ole see, et õpetajad tulevad ja siis õppealajuhataja või direktor ütleb mulle, et mul on nii palju tööd, mina lähen nüüd kabineti vaikusesse siis toimetama. Ei, juhi ülesanne on õpetajaid toetada, tema ülesanne on eest vedada, aidata, toetada, mis tähendab seda, et kindlasti juht peab ise samamoodi olema pädev, et ei saa olla see, et ma tean, et selline asi on olemas, võtke ja rakendage, vaid kui ma juhina soovin, et minu majas midagi tehakse, olgu selleks praegu digipädevus meie teema, aga vahet ei ole, olgu see terviseedendus, ma pean olema sellest ise pädev. Ma pean ise sellega tegelema, ma pean ennast ise kurssi viima, siis ma saan ainult mõelda sellele, kuidas see suhestub meie lasteaiaga, kuidas see suhestub meie õppekavaga, meie eesmärkidega. Nii et juht peab ise endaga ka tegelema, nii et tuleb ka mängima, loomulikult. Ja selle, et meil on tekkimas üha rohkem ja rohkem selliseid ametikohti lasteaedades nagu haridustehnoloog, aga seal on ka nagu see tendents, et see ei vabasta juhtkonda sellest, et me ei pea sellest midagi teadma, et meil on see ingel olemas, et tema tegeleb. Et just, et võiks olla küll tõesti juhil ka seda mängurõõmu minna ja tõesti võtta need osapotid ja proovida ka lastega koos seal joonistada, teha, et tegelikult me ju kõik teame, miks me seal lasteaias oleme, et see asi jõuaks nagu nende kõige väiksemateni ja et õpetaja, mis mina olen saanud tagasiside õpetajat, et tal ongi see, et tal on ka lihtsam, kui ta teab, et tal on keegi inimene, kelle poole ta saab pöörduda, et sellised hübriidlahendused on ka olemas, kus õppejuht on haridustehnoloogi ametiülesannetes, et sul ei pea olema seal struktuuris igaks tegevuseks kohe ametikohta, aga just sellised hübriidsed lahendused ja on ka nii-öelda seda teiste äärmust, et on selline nutikas õpetaja, kes siis pannakse kogu aeg sinna vankri ette ja siis tekibki see, et aga kes siis tema rühmas õpetaja on, kui ta kogu aeg teistele neid õppemänge aitab kas välja mõelda, läbi viia, nõustab, juhendab, et tal on nii-öelda see oma rühma tegevused nagu unaruses, et seda nagu õhinapõhisust ei saa ka nagu kuidagi ära kasutada, et ühel hetkel see õpetaja ei taha enam midagi teha ja see maja on tast ilma. Et kui me pigistame välja sealt sellest õpetajast kõik, mis võtta annab, et kuidagi et see peab ka jõudma sellisesse ühisesse aru saama, et me seda digiasja ajame siin koos. Jah, et see meeskonnatunne on ikkagi hästi oluline, et kas ongi see, et õpetajad on nagu justkui õpetajad, nemad on need, kes seda põhiprotsessi ju teevad, aga et me tunnekski, et me oleme ühine kollektiiv, me oleme ühise asja eest väljas, et siis kindlasti ja enamus, kui ikkagi juhid, ma tavaliselt alati meelitan nad endale ikkagi lõpuks kohale, et siis see on hästi tore näha, nad ise naudivad ka tegelikult seda mängimisprotsessi ja nad naudivad seda, kuidas nad näevad oma õpetajaid avanemas selles protsessis. Kas tänases päevas on võimalik ka niimoodi lasteaias töötada, et ei kasuta ühtegi digivahendit, ei räägi digipädevustest, ei ole robootikavahendeid? Et kas see on tänapäeval ka võib-olla lapse inimõiguste rikkumine või et kas digipädevustest rääkimine, robootikavahendite kasutamine, kas see näitab kvaliteetset alusharidust? Ma arvan, et sellele mina vastaks küll jaatavalt, et et kui me räägime kvaliteetsest alusharidusest, et siis digipädevusest rääkimine, kogu selle temaatika avamine nii-öelda selles õpetaja kontekstis kui lapse kontekstis, et on kvaliteedimärk. Aga see, et kas on võimalik täiesti meediavabalt lasteaias täna töötada, inimesed on väga leidlikud. Muidugi, sa siis nihverdad kuidagi niimoodi, et sa vanematega suhted ainult ukse peal, Eliisi ei täida, et nihverdades kindlasti saab, iseasi kui efektiivne see on ja mis su enda vaimne tervis siis lõpuks teeb. Et pigem on see ei ole ju eesmärk, et küsimus ongi, et me oleme ikkagi laisad ja mugavad, et me ju ka tahame mingeid asju kiiresti teha, et need asjad, et täpselt, et raha jõuab kiiresti pangakontole, ülekanded toimuvad kiiresti, et loomulikult lapsevanem tahab ka seda infot saada kiiresti, ta ei taha oodata päeva lõpuni, kui teil midagi toredat seal toimus, et kui on infosüsteem selleks loodud, me kasutame, seda propageeritakse ka, et see on meie lasteaia ainuke
peamine ametlik suhtlusvahend on ja kasutame siis seda, et miks me peame seda kõike siis tendidel tegema, et see ootus, et see on ka see vanemate ootus, et mis see eesmärk, et kui me võtame selle hoiaku, et meil on täiesti meedia ja tehnoloogia vaba lasteaed, et siis ma küsingi, et mis selle nagu siis eesmärk on, et laps ja tegelikult lapsevanem, et see meie seesama õppekava ja ka seadus, et me arvestame seda, kus keskkonnas see laps täna elab. Ja siis see ongi lihtsalt see, et sa ei arvesta selle keskkonnaga lihtsalt, kus laps täna elab. Ja teine siis see, et kuhu ta läheb, ehk siis kuidas ta koolis pärast toime tuleb, kuidas ta saab hakkama, olgu see e-kooliga, olgu see oma kooli meili aadressiga, mida tihtipeale tehakse päris väikestele juba, et kuidas ta selle suhtlusega tänases keskkonnas hakkama saab. Ja kui me räägime digipädevusest, me oleme rääkinud eelkõige hariduse kontekstis, aga kui mõelda igapäevaelu, meil on digitaalsed pesumasinad, meil on robotid, meil on validaatorid, meil on poes aparaadid, mis ise meie eest selle töö ära teevad, ehk siis see kõik on ju tegelikult digimaailm. Et see, mis me oleme praegu näiteid toonud, et kuidas ma sellega toime tulen, ehk siis see igapäevaelus toime tulek. Nii et selles mõttes küll jah, et kindlasti ei tasu siis mõelda ainult siis sellele poole, et kuidas ma nagu õppimisega toime tulen, vaid mida need lapsed siis, kui me digipädevuse definitsiooni ennem rääkisime, eks, et kuidas nad tulevad toime siis edaspidi oma õppimisega, kuidas ta selle meelelahutusega, kuidas ta igapäevaeluga toime tuleb ja see maailm on selline. Et kindlasti on neid inimesi, kes arvavad, et ühel hetkel on võimalik see ratas tagasi keerata. Mina ütlen alati huumoriga selle peale, et küllap tuleb uus jääaeg. Ma usun, et mina seda aega ei näe, aga et jah, et siis tõenäoliselt algab kõik nullist võib-olla pihta, eks, aga et praegu hetkel pigem on see, just see teadlikkus, see mõtestamine, millal ma kasutan, mida ma kasutan, miks ma kasutan, mitte üle pingutama, mitte ütlema, et iga nädal peab. Mina ütleks selle peale, et kas sellisel juhul peab siis iga nädal pähe õppima vähemalt ühe luuletuse. Et selline mõtestamine ja kindlasti mõtlemine, milleks ma tööl käin õpetajana. Et kui ma õpetajana ikkagi saan aru, lapse areng on fookuses, siis ma saan aru, et digipädevus on üks selle väike osa. Ja võib-olla see me tegelikult õpi- ja digipädevusmudelist rääkisime, aga selle väga viimase punkti, aga ikkagi olulise punkti, et kuidas laps ise hindab oma digipädevust, et sellest me tegelikult ju rääkinud ei ole, aga see sama tegelikult, et ta arutabki selle üle, millised mu harjumused on, mida ma teen, kuidas ma käitun. Ja võib-olla üks teema veel, mida me ei ole maininud, et me niimoodi vihjamisi oleme selle lapsevanema sõna sisse toonud, aga tegelikult ju õpetaja jaoks hästi oluline on see, et ta toetaks ka vanemat selles. See sama, et kui ma ise juba tean, mis see digipädevusmudel on, et siis ma vanemale ka räägin sellest, mida tegelikult oodatakse, mis need oskused on, et kui ma annan selle seadme, ma ei jäta seda last selle seadmega üksi, mida ma siis peaksin mõtlema vanemana, kuidas vanem saaks aidata last, et see teema kindlasti on ka hästi oluline, et millele lasteaedades endist viisi. Alushariduse seadus ütleb meile seda, et me peame toetama kodu, et see kindlasti ka ära ei kaoks ja ära ei ununeks. Mis on peamine nõuanne, mida rühmaõpetaja võiks anda lapsevanemale seoses nüüd näiteks nutivahenditega kodus? Neid nõuandeid on tegelikult palju, mida õpetaja võiks anda, ja ma usun, et on neid õpetajaid, kes ka annavad, et võib-olla see ka see signaal, et vanem kipub seda infot ja abi otsima nagu internetis, sõpradelt, tuttavatelt, ja võib-olla see üks hirm ongi, et millal, et mida ka vanemad küsivad, mis on siis meil tudengitega teemaks tulnud, et mis need peamised küsimused ongi, et millal anda see tehnoloogia kätte, ja vähem on neid küsimusi, et millal hakata digipädevust arendama, et pigem on jah see, et kas anda või mitte anda, kui vanalt. Võib-olla veel rahustuseks, et sa ei ole halb vanem ega halb õpetaja, kui sa lubad lastele digitehnoloogiat. Ja sa ei ole ka siis halb, kui sa ei luba. Et siin ongi nagu see vastutuse küsimus, et kui sul on võimalik näiteks lapsevanemana seda ekraani aega lükata edasi, siis tee seda. Aga küsi alati enda käest, et kas sa ise oled valmis last juhendama. Kui sa ei ole, lükka edasi. Vaata, et võib ka võistlusi teha, et kes on suutnud lükata kaugemale, et andsin lapsele ekraani kätte alles siis, kui ta oli 17, või andsin siis, kui ta oli 7. Aga jällegi see, et mis on sinu roll vanemana, et kui sa teed selle otsuse, et ma luban oma kahesel vaadata YouTube'ist eestikeelseid laste laule, et ta kuuleks kõlavat eesti keelt, sest et ma ise emana ei laula, aga et ta võiks kuulda ilusat laulu, et mis seal halba on, aga seal juures ongi see soovitus, et sa vanemana ole kohal, et mis sisu sa annad,
kaua ta seda tarbib, mis ajal ta seda tarbib. Kas sa annad selle asja kätte sellepärast, et sul on 10 minutit vaja, et pea ära pesta, või sa annad sellepärast, et ma olen lihtsalt väsinud ja kas sellest ajast, sellest 10 minutist saab kogemata 2 tundi. Et tegelikult see on vanemate selles mõttes toetamine, et miks sa selle vahendi lapsele kätte annad, kas see on lihtsalt hetkeline meelelahutus, et ta püsiks vagus ja et me saaks restoranis ära süüa, või seal on tegelikult päriselt selline hariduslik komponent juures ja see hariduslik komponent ei ole äpp, ei ole vinge vahend, vaid seesama täiskasvanu on see hariduslik komponent. Et see lapsevanem ja see täiskasvanu on see, kes teeb selle seadme kasutamise meediakogemuse siis hariduslikuks. Ja tegelikult ka õpetajate poolt vanemaid selles osas nagu julgustama ja toetama, et see rong ei ole läinud näiteks, et kui vanem tunnetab, et meie 3-aastasel on ekraanikasutus läinud üle piiri, et seal on ka väga, väga lihtsad võtted, millega seda nagu saab jälle uuesti kontrolli alla. Ja võib-olla see vanemate avatus, et seesama tehnoloogiaga võib juhtuda midagi, et see vanem ei ole just nii, et ta jätab selle lapse üksi, eks, aga ta teab, mida see laps teeb, laps julgeb talle rääkida, kui midagi seal juhtub, et hästi oluline on see ka, et see just selline suhtlus selle tehnoloogia kasutamise teemadel toimuks vanema ja lapse vahel, et mina julgustaks seda küll vanematele ütlema, et kui sa juba annad, siis tea, mida see laps seal teeb, ja et see lapsel ei oleks mitte kontrollifunktsioon, vaid just nimelt see, me räägime sellest. Me arutame, mida sa nägid, mina tean, mida sa nägid, meil on palju õpetajaid, kes ütlevad kas või sellist lauset, et tänased lapsed vaatavad seda ja teist ja kolmandat. Vaata ka, seal kindlasti sa suudad selle haridusliku komponendi sinna tuua, olgu see või meediakasvatuse või digipädevuse kontekstis või mis tahes valdkonna kontekstis, olgu väärtuskasvatus, olgu selleks tervisekasvatus, et sa suudad selle luua, aga et kasutadagi seda laste kasutatavat sisu siis selleks, et sellest õppida koos, et mitte öelda, et minu ajal olid hoopis teistsugused multifilmid. Olidki. Aga ma vaatan ikkagi tänaste laste meedia sisu täpselt samamoodi. Ja ma usun, et kõik täiskasvanud, ükskõik kas me oleme vanema või lapsevanema või õpetaja rollis, et mõtle oma digikasutuse peale, et millal see scrollimine lahti läheb, et kui ma tean, et tegelikult, või kus mu telefon üldse on, et kus ma teda hoian, millal ta mind segab, millal mitte ja milliseid nii-öelda strateegiaid ma ise kasutan, et ma tean, et ma ei tohi sellel kellaajal midagi vaadata või mul ei saa need teavitused sees olla, sest ja tegelikult see teadmine ei tule lihtsalt nagu kuskilt taevast, et seda saab õpetada, seda saab harjutada ja mida varem seda tegema hakata ja minu soe soovitus ongi, et kui sul on see võimalus, hakka kohe, kui sa oled andnud selle või teinud selle otsuse, et sa lubad, aga kui see laps on saanud oma 7, ütleme, ta on 7-aastane, ta on saanud 6 aastalt priilt kasutada, siis selle vabaduse äravõtmine, et see tähendab konflikte. Aga see tuleb ka nagu läbi teha, sest et see teine äärmus, et kui see seadme liigkasutus on käes, et see on selles mõttes konfliktne olukord nii lapsele, vanemale kui õpetajale. Aga see on ka see, sellest on võimalik välja tulla, et see meediakasutus on võimalik saada kontrolli alla alati. Mis vanuses lastega lasteaias peaks hakkama digipädevust arendama? Just see, et kui nüüd mõtelda rühma konteksti, et millal mina õpetajana peaksin hakkama nende teemadega nagu tegelema, et mina ütlen selle peale kohe, et vaata enda digipädevused üle mitmuses selles osas, et kuidas sa oled kodus enda omadega, kuidas sa oled kodus laste omadega, mis on nii-öelda sellised kriitilised, millega peaks nagu kohe tegelema, mis on sellised, mille eest sa võid endale kohe tordi tüki välja teha, et nendega on nagu korras, et tegelikult tuleks kohe ja pane näpp selles mõttes pulsile, et sa tead, kus sa nagu asud. Ja tegelikult see pilt, mida me oleme hakanud rakendama, et õpetajad hakkavad kaardistama tegelikult, kui lapsed tulevad lasteaeda, et kui on see pisikene ankeet vanematele, et kas ta oskab kääridega lõigata ja millised on need, et siis seal on näiteks 3-4 sükest küsimust ka, et milline on teie kodune nii-öelda meediakorraldus, et mida võib vaadata, mida on, et mis on need kogemused, et ma õpetajana saan tegelikult ka juba teada, et mis on lubatud, mis mitte ja mida me oleme ka julgustanud, et vanemaid toetama, et neid koduseid meediamustreid ka kõva äärega välja ütlema, nii nagu me ütleme, et minu Martinile paluks mitte šokolaadi ja Coca-Colat anda, sest see stimuleerib ta aju üle, siis samamoodi, et selle tehnoloogiaga sellises ajavahemikus, et ma ei saa, vähemalt sellel eluperioodil, et see mõjub talle kuidagi selliselt, et need tähelepanekud, et digitehnoloogia
tehnoloogiast ja digipädevusest rääkimine ei tohiks olla nagu tabu. Et see peaks olema nagu sama elementaarne ja ütleme selline tervitatav, nagu me täpselt räägime kätepesust, miks me ei löö üksteist, mis on nii-öelda sellised elementaarsed teemad lasteaias ja elukestvad teemad, et see digipädevus on ka nii õnn kui õnnetus, et me elukestvalt saame õppida ja tehisaru on üks näide, et me kõik oleme sellises uues olukorras. Jah, ja tegelikult tasubki nagu mõelda sellele, et hästi tihti, et kui küsitakse seda vanust, siis ikkagi tegelikult tuleb ta ju seotud ekraaniga. Ehk siis kui vanalt on ta siis nüüd nutiseade, kui vanalt multifilme näidata, et see ekraaniga seotud, eks, aga kui me räägime sama digimaailma, olgu tark pliiats näiteks, ta on täiesti teine maailm, et seal on raamat, seal on pliiats, kes kõneleb sinuga, et meil on tegelikult vahendid või samamoodi robootika teatud, eks, mis ei eelda mingisugust ekraani kasutamist ja nendel loogiline mõtlemine, tähelepanu, luuletuste õppimised, kõik võimalused on seal olemas, nii et selles mõttes jah, et tasubki mõelda, et mis asi see digivahend sinu jaoks on, et kui digivahend on ekraan, siis ma ütleks ka, et mida kauem sa seda eemal hoiad iseennast ka ja mõtled oma harjumused läbi, et seda parem. Aga et jah, digivahend on ikkagi hästi lai mõiste. Aitäh teile avamast digipädevuse mudelit ja mul oli seda hea lugeda, et tõesti on palju asju, mida saab teha ilma digivahenditeta, ilma robootikavahenditeta ja minu arust ka kõige olulisem praegu on see digiturvalisus ja digihügieen, et nende oskusteta on väga raske lapsel tänapäeval hakkama saada ja üldse ka täiskasvanul. Ma tänan teid. Mis aias? Mis aias? Kes aias? Aitäh kuulamast! Jälgige Facebooki lehte Kes mis aias, kuulata saate meid YouTube'i kanalist, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu, nii jõuab uus saade sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!